võtad mu nüüd sulases või? Vai põlgad ära, vanast sulasest ei ole suurem patüümiist, raiskab ainult süüki. Ruumi ja sööva mul kület. Vahel kulukski mõni meesterahvas majja ära. Ütlesin ta ongi siin hirmu selle, et talu oma kõik ümbre kaudu tühje. Varsti tuleva jälle pike pimeda ööga. Mine vai hullus. Võta nüüd toitu. Kuule, see laud oleks nagu madalambas jäänu kui vanasti. Suoma vana söögilaud. Mina küll ei ole tal jalgu lühembas saagnu. Ma ei olegi toda ütelnud ju. Sa oled mu sängi alale hoidnud. Kui na su ära viisive, müüs valla täiteb komitee majakraami maha. Ma oist kõik tagasi. Ind oli otav. Ainult vana gaasilambi oist rahvama juhataja. Ega mina seal sängin maganu küll ei ole, kuna toda aigagi on kogu aeg üks tuli takan. Ennem oli kruip mullikid käen, nüüd oma jälle lamba. Sa siis uudse minu tagasi vai? Ja ees tiia midagi uut. Kirja saas kirjuta. Juhuslikult sai mine vastu ütelt võõralt mehelt teeda, kes oli tagasi tullu, et sa elun oled. Üts Veskivalla miis käis siin lamba nahku kokku ostman tuudis. Teme oli jälle üte oma tutva, kes teeda saanud. Võib-olla mulle see ole nii häid uudis, et neida pärast nakata veel pappert määrma. Kui naine oles maha jäänu, küll sa siis oles uudisi löidnu. Võtta oma säng endale tagasi. Mul on intare näe küll. Ära harinu. Mis nii viga ei näete? Tule kodu nagu ära. Kõigiin valmis ja... Paert Org. Ütelnu küll, et jäägu peale Aniluik ära viimata. Aga kossa, varumisvolinik Eesner ragunu vasta nii kui rauda. Küll me tiiame, mis lind ta on. Poig oli Saksa sõaväen. Veli pages Ruutsi. Midagi ei saa aru. Käesolev aukiri on välja antu Sarjaasu Vuusi iisrindlikule põllutüülisele ta võtmat veie vitsani lukinile. Silmapaistvaide tüütulemuste iist sotsialistlikun võistlusen viljakoristustüül. Ani Lukin. Nime teeva ümbre. No oles võinu sulle selle kiituse kirja siin saman kätte anda, mis tu kaugele vedämine sinu parembast hei. Ainult riigile kullu. Tule tüümise ja kosse kätte, viida vaid põhjalabale. Sa oled nii sama etem nii kui ennempigi. Mis see papper sulle ennem pann? Sai see rügatus kah nii, et saba sirgu midagi piiatpigi mälestuses jääma. Mul on säälsid kiituse kirju terve kuumuti sohvli täis. Mina ei ole nüüd kellegile näitamin käinud. Nu oma su lehma ja lamba aukirja. Aga minu oma on antu viljalõikuse, iist hoopis tõine lubag. Tule nüüd ja üle viil uus nuur naine võtta ja ennem pinna abivallavanem pomm jälle omadega mäel. Ma mõtle, et sa tuledki Venemaalt tagasi nuur naine nagu uppin käevangun. Kuule nii nuurt, kui mina tahtsin, et sulle käe pärast. Vanu kosus ei ole mõtet vedada, neid on siin eski. Siin on mõni nuurki viilmehele saamata. Ei ole võttit. No mis siis muud kui triima särkaramale õdagu küla peale nii kui ennempi vanasti? Ei ole enam vana haiget miiliots, kui lips üles erra sõidab vallamajja. Nüüd ole mina peremiis. Miu asi on kamandada. Romaani peategelasteks on aurukattel ja peksumasin. Kuidas need nüüd laval aitavad teil kaasa selle idee ja eesmärgi väljatoomiseks, mis Mats Traat püstitas? Mul tundubki jah, et see mõte leivast, leiva valmimisest, leib, veri ja
ja rahva saatuseks nad siin läbi selle peksumasina ja aurukatlu, kus siin päris viljapeksud toimuvadki, eks ta siit viibki, mul tundub mingisuguse suure üldistuseni aja suurest peksumasinast, kus me ühe talu ulatuses leivavilja valmimisega vaatame nagu terve rahva saatusele võitlusele leiva eest läbi selle päeva, mille kohta magistraat ütleb, et vilja masindamise päev on püha ja siin põlvkondade vahetuses me vast jõuamegi kuskilt konkreetsest juba üldisemani, mis peaks siin teatrisaalis kerkima läbi selle ansambli aurumasina, kummalise lavapildi alates sellest kõrrepõllust ja see on juba kõik niisugune, mis sünnib saalis ja mida ma tahan loota, et sünnib, sest eks see romaani dramatiseerimise raskus ongi vast see, et dialoogi siin peaaegu ei olegi, väga väärtuslik osa on autori enda mõtistluse, mida ma olen püüdnud sisemonoloogidesse tuua ja kommentaaridesse ja tundub, et eks kõik kokku loovadki siis selle suure eeposliku žanrilt kuidagi, ma ütleks, talupoegliku teatri aksessuaaridega edasi antava suure üldistuse. Ja nüüd siis veel mõni sõna selle lavastuse tegijatest peale teie. Siin Mari-Liis Küla on siis paremaks käeks kunstnikuna, valgusrežii näete teeb Helmut Kurist, Mati Kuulberg on teinud selle muusika, kui see muusikaks nimetada, mingi helilised hääled. Elmi Tohvelmann aitab viimastel proovidel veel liikumist seada, sest ta on ju ikka tants, aga muidugi mitte tants selles õiges mõttes. Kuna tükk on kahekeelne, dialoogid on lõuna-eesti keeles ja kommentaarid, sisemonoloogid on kirjakeeles, siis oli meil ka sellisme keem lõuna-eesti keele konsultant, et mitmed inimesed on siin oma head tahet juurde lisanud. Mats Traadi romaan Tant Aurukatla ümber, mis alles hiljaaegu pälvis Nõukogude Eesti preemia, on inspireerinud mitte üksnes auhindajaid. Draamateatris on Voldemar Pranzo dramatiseeringus ning lavastuses valmimas sama teose põhjal uus näitemäng. Miks jäi pilk peatuma just sellel tükil? Eks ta vist üle hulga aja meie kirjanduses üks kobedaim nähtus on, nii et idee tekkis tükk aega enne auhindamist või auhinna saamist. Idee tekkis kuskil kevadel, olid esimesed vestlused magistraadiga, kui ta midagi selle vastu ei olnud, et me etendusüsteemi ta ütles küll ise dramatiseerimist ära, et ta ei oska teise vormi seda valada enam, aga siis jah, juunis, jaanipäeva paiku me käisime juba, tegime esimesed matkad tema kodukanti ja siis algas ka dramatiseerimine. Ja nüüd aastavahetusel on siis esietendus. Selle romaani dramatiseerimine on vist äärmiselt raske töö, sest kui seda lugeda, siis see on väga filmilik või kinolik, kõik pilti tunnetada, aga samal ajal dialoog on üprist vähe. Jah, ma peaks ütlema, et ta on palju uneta öid võtnud nii dramatiseerimise etapp kui ka praegu lavastamise etapp. See on nagu mingi uute tundmatute teede tallamine. Ja eks selles võib-olla on ka tema võlu, sest see vorm ei saa kuskil väljaspool romaani välja mõelda, vaid materjal ise tingib vormi nii näitlejate töös, kunstniku töös kui ka terves selles õhustikus, atmosfääris, stiilis ja laadis ja žanris, mis siin lavalaudadel nüüd ilmema hakkab. Sest see on niisugune eeposlik vorm, seejuures 50 aastat inimelu ja ühe rahva saatust haarav materjal paljude tegelastega, siia juurde veel inimesed ja loomad kõik kokku, see kõik tingis niisuguseid otsinguid.